kell on 16:37. Kas mootorlaev Rakvere kapten Veskimäe? Jah. Rääkige palun, kus te olete, mida näete? No oleme laeva hukkumise rajoonis. Näeme palju laevu, kes püüavad veel midagi leida ja aidata. Ilm on tormine. Varsti jõuab pime kätte. Siis arvatavasti lõpeb ära see kõik. Vesi on 9 kraadi soe, nii et siin kaua vastapidamist ei saa olla. Kirjeldage palun seda maastikku seal vee peal. Palju laevu on? No, laev on tulnud kogu aeg juurde. Laevu on umbes 20 ümber. Rajoon on nüüd juba väga suureks ajunud, kuna tuul ja laine kannab kõiki, mis veepinnal ujub laiali, nii et rajoon on üsna suur, kus tuleb ringi vaadata. Aga kas mootorlaevast Estonia on mingisuguseid tükke veepinnal? Ei, tükki küll ei ole veepinnal. Päästevahendid on veepinnal. Päästepaadid, päästeparved, päästevööd. Te näete neid? Kas te näete neid? No ütleme, kui te moment küsite, siis me ei näe, aga me oleme neid palju näinud. Nad on niisugused erksad ja paistavad veest. Paistavad hästi silma vee peal. Ja nendes ei ole ühtegi inimest? On leitud inimesi nendest. Tähendab, mitte enam elusalt, aga üldiselt väga vähe. Meieni on jõudnud andmed, et pärast kella poolt nelja ei ole merest enam kedagi välja tõmmatud. Vastab see tõele? Ei vasta. On ikka kogu aeg leitud veel? Kogu aeg on leitud ja alles hiljuti. No, üks tund aega tagasi oli veel 4 muidugi surnud inimest, kes välja tõmmati. Kas nad on teie pardal? Ei, laevade pardal ei ole ühtegi välja tõmmatud. Kõik välja tõmmatud. Kõike selle töö teevad helikopterid, tähendab. Laevas ei ole see võimalik teha. Kas teie laeva meeskonnale on antud ka päästeoperatsioonis mingi konkreetne lüli täita? No nagu kõik laevad siin, tähendab, otsida, leida ja teatada. Olete leidnud? Oleme. Kaua jätkate veel täna, kuni pimeda saabumiseni või saate te laevaga kauem töötada prožektorite valgusel? Ei, prožektorite valgusel enam ei saa siin praktiliselt midagi, tähendab. Arvatavasti kuni pimedani. Siis kaob juba mõte ära sellel. Ja nüüd viimasel ajal on tõesti ainult vähe olnud, aga ikkagi mõni laip on leidud. Kas on kuulda näha midagi ka veealusest tegevusest? Kas on läinud tuukrid põhja kusagilt? Ei, ma arvan, et selle ilmaga see on täiesti võimatu. Ja ilma paranemist vahepeal öeldi, et on juba torm raugemas, aga seda ei ole märgata praegu. Ei, märgata on tormi raugemist. Ta on ikkagi tükk maad vaiksem, aga ta on ikkagi veel torm. Ta oli ikkagi 25 meetrit sekundis, see on 12 palli tormi, nii et kui see juhtus öösel, hommiku oli samuti veel, aga nüüd on ikka raugenud. Nii, mida arvate, mis teete edasi nüüd? No arvatavasti kuni pimedani saab siin veel töötada ja siis lähme igaüks oma kursiga. Ja teie kurss on kuhu? Meie kurss on Taani. Nii et praegu on olukord nagu ta on? Jah, nagu ta on, võib teha oma arvamust millegis omada, aga see ju ei täpselt sugugi nii olla, nii et rääkida millegist põhjustest on täiesti varaja minu arvates. Aga te olete nüüd ise seal päris koha peal, täpselt selles samas kohas, kas see põhjus võis olla tuules? Noh, arvatavasti see on küll ümber lükatud, aga mingisuguses ootamatus tuulehoos, mis laevale võis saada saatuslikuks, kas see võiks õige olla? Ei, no, tuul
võis olla mingiks põhjuseks kindlasti, aga sellele järgnes midagi arvatavasti muud. No lihtsalt tuul ikka päris põhjuseks vist ei saanud olla. Tuul tekitas mingi muu asja arvatavasti, ma nii arvan. Aga näiteks ka mootorite seiskumine, laev ei saanud võtta ennast risti lainega, kas sellega seoses võis midagi tekkida? Ja võis ka sellega seoses midagi olla täiesti. No jah, need on kõik ainult Need on kõik oletused. Ma arvan, et me saame kunagi põhjuse teada. Kas te tundsite kapten Andersoni? Ja tundsin. Olete koos Märt sõitnud? Ei, ühel laeval ei ole koos sõitnud. Seal oli ka kapten Piht, kellega ma olen koos sõitnud. Ja kuidas te iseloomustate neid kui meremehi? Kõige paremast küljest. No arvatavasti sellise suure reisilaeva juhtideks ei pandagi teistsugused mehi. Ja nad on väga kohusetruud ja väga kogenud meremehed. Kaptenite kompetentsuses ei pruugi kuulaja kahelda. Ööpimedusele mindi aga vastu ikka veel oletustega, seda nii laeva huku põhjuste kui ka laeval viibinute nimekirja suhtes. Valitsuskomisjoni esimees, teede- ja sideminister Andi Meister rääkis õhtuses Päevakajas Urmas Loidile järgmist. Teede- ja sideminister Andi Meister, mida võib tänase õhtuse seisuga öelda selle kohta? Tänase õhtu seisuga ei või me veel mitte midagi ütelda. Sellepärast meil on ära kuulamata kõik need, kes on ellu jäänud. Kui neid hakatakse toimetama Tallinnasse, siis me küsitleme neid. Ja samuti on meil ühendus Rootsi ja Soome poolega. Me saame ka nende poolsete küsitluste andmed ametlikult komisjonile. Siis me peame saatma tuukrid alla. Eriti palju ma loodan muidugi ellu jäänud kapteni Pihti selgitustele, kui ta ütleme une pealt ei järganud üles, eks ole, raske ütelda. Enne kui me oleme kuulanud ära kõik, kes oma silmaga asja pealt nägid, kui me oleme saatnud tuukrid alla, selgitanud välja, millest oli tingitud võib-olla, kas me saame mingi märgi kinnituse kohta võimalike mootoririkete tõttu, mida praegu absoluutselt ei tea, sest ma kujutan ette seda, et inimesed, kes on päästatud, nad olid enamasti kõik, ma kujutan ette, šokiseisundis ja võivad ka ise vastukäivad avaldusi avaldada. See on liiga tõsine lugu, et teha oletusi ja ennatlikke järeldusi. Rootsi juhtivad mereasjandusega seotud inimesed nii ametiühingust kui ka mereametist on väitnud, et laeval oli aparell tihendamata, Eesti madrused ei kinnita autosid piisavalt hästi ja sidesüsteemid ei töötanud laeval. Me teeme kindlaks selle. Nagu ma ütlesin enne, me võtsime selle märkuse teadmiseks. See on lihtsalt tõsine süüdistus ja me teeme selle kindlaks. Seda on võimalik kontrollida. Kas Rootsi poole süüdistusi võib siduda ka nende vaidlustega, mis omal ajal olid laeva kuuluvuse ja selle liini pärast? Mul on raske ütelda, see on samasugune spekulatsioon, ma ei tahaks uskuda. Üldiselt on meremeeste vahel võrdlemisi tihe koostöö. Eriti kui on tegemist hätta jäänud laevaga või mingi päästmisega. Ma ei tahaks sellist süüdistust avalikult. Tähendab, kui on tegemist juhtumiga, et on tihendamata või on korralikult kinnitamata, siis me selle asja selgitame välja. Üldiselt on meremeeste käitumine küllalt läbi mõeldud, sellepärast et perel võib eksida tihti ainult üks kord. Nii rääkis teede- ja sideminister Andi Meister kolmapäeva õhtuses Päevakajas. Küsimus kapten Aavo Pihti saatuse kohta on senini lahtine. CNN-i väidetav telepilt, tema kõrval päästeparves istunu väidetavad tunnistused ning Reuteri sõnum mehe ülekuulamisest Stockholmis andsid lootust nii omastele kui ka kõigile, kes kapten Pihti abil sündmuste käiku lootsid selgust tuua. Mis siis ikkagi vahepeal juhtus, et 2 päeva hiljem, reedel kell 14,
rääkis Andi Meister pressikonverentsil juba muud juttu hoopiski teises toonis. Kas tõesti valitses Soome poolt saadud nimekirjades selline segadus? Eile, kui istus koos rahvusvaheline komisjon minuga meie poole esindaja osavõtul Turu linna politsei prefektuuris, küsitles komisjon meie kõigi juuresolekul üle meeskonna liikmetest 3. See küsitlus oli juba ka varem tehtud, mille kohta on küsitluse materjalid vormistatud. Kohal viibis Soome kriminaalpolitsei kõige kõrgem pealik. Ma ei ole volitatud kommenteerima kõike seda, mis küsitletavad rääkisid. Kuid ühe asja siiski mainin ära, et kapteni sillale tuli sellel raskel hetkel laevakapten Arvo Andresson, kes öösel ilmtingimata ei pea seal viibima. Ja otsustas, nii nagu kaptenile kohane, lahkuda koos laeval. Ma räägin seda sellepärast, et laeval viibis veel teine kapten Avo Piht, kes sõitis Rootsi andmaks seal ühte eksamit ja oli kirjas antud hetkel mitte kaptenina sel laeval. Päris mitmete vahendajate kaudu liikusid ringi kuuldused, nagu oleks kapten Avo Pihta nähtud kusagil. Ja ma olen kuulnud, et on liikunud ka kuuldused, nagu tegeleks komisjon kapten Avo Pihti varjamisega, selleks, et midagi jubedat tegelikust olukorrast laeval välja ei ilmuks. Ma täielikult mõistan ja rohkem mõistan ma kapten Pihti omakseid, kes korra kuulevad, et nende lähedane sugulane on elus ja ei leia selle kuidagi kinnitust. Kui komisjon varjaks kapten Avo Pihti, siis see komisjoni liige, kes sellega isiklikult seotud on, peaks minema selle eest vanglasse. Nõnda rääkis valitsuskomisjoni esimees, teede- ja sideminister Andi Meister. Olgu sellega, kuidas on, ent üha enam jäi mulje, nagu komisjoni liikmetel ei oleks kogu käibel olevat informatsiooni toimunu kohta. Ja see võis olla mitte niivõrd nende enda süü. Vajalik materjal jäi lihtsalt kas tahtlikult või tahtmata kuhugile pidama. Muudel puhkudel ehk oleks see veel kuidagi mõistetav, ent tegu on inimeludega, milles on suur vahe selleski, kas laeval viibis 1049 või 1051 inimest. Loodame südamest, et täpne arv siiski kunagi selgub. Praegu on õnnetuskohal niisiis käimas veealused uurimistööd ning lähitundide uudistest ootame kindlasti lisainformatsiooni. Saate lõpuks pakuks aga kuulata 2 Tiit Karuksi poolt tehtud intervjuud, mis olid Raadio 2 eetris reedel. Tihtilugu oskame sellisele traagikale vaadata vaid oma mätta otsast. Mälestusõhtutel lehvivad leinalintides vaid Eesti sinimustvalged, kuigi merepõhjas on ka sadu rootslasi, kelle kodumaal on täna leinapäev. Seepärast kuulakem, millised olid reageeringud meie lähinaabrite juures Rootsis ja Soomes. Ja nüüd siis lubatud esimene kommentaar, see on Seppo Tossavainen
Rootsi raadio soomekeelsetest saadetest ja ta räägib siis esimesest kriisipäevast Rootsis ja samuti teatud tendentsidest ja suhtumistest. Ja siinä onkin siis tämä kommentaar. Estonian onnettomuus käynnisti ennen kokemattoman kriisipalvelujen sarjan Ruotsissa. Kirkot, sairaalat, kunnat, poliisi, Punainen Risti ja monet muut ammatti- ja vapaaehtoisryhmät ottivat onnettomuudesta kärsineet omaiset hoitoonsa. Ruotsissa lasketaan olevan... Estonia-katastroof käivitas Rootsis enneolematu kriisiteenistuste ahela. Kirikud, haiglad, kohalikud omavalitsused, Punainen Rist ja mitmed muud professionaalsed organisatsioonid ning vabatahtlikud hakkasid andma abi katastroofi ohvrite omastele. Rootsis arvatakse olevat 40-50 000 inimest, keda õnnetus kõige lähemalt puudutab. Esimene kriisiteenistus hakkas tööle Värta sadamas Estline'i terminalis. Kohal oli 50 vaimulikku, lisaks psühholooge ja arste ning teisi meditsiinitöötajaid. Seda sorti abi läks kohe ka vaja, sest nii mõnedki sugulased ja lähedased olid tulnud sadamasse katastroofist midagi teadmata. Päeva jooksul käis sadamas üle 500 katastroofilaeval viibinu lähedase ja nõnda asusid lähedal asuvas hotellis tegevusse ka psühhiaatrid. Ka politsei andis teada terve rida telefoninumbreid, kuhu laeval viibinute omaksed said helistada. Veel samal päeval hakkasid analoogiliselt kriisikeskused tööle üle kogu Rootsi. Nii mõneski paigas, nii mõneski töökohas, mõneski koolis kaotati ju kümnete kaupa häid sõpru, kolleege ja kaasõpilasi. Rootsi kirikutes olid uksed lahti öö läbi, peeti kümneid mälestusjumalateenistusi. Ülerootsiline mälestusjumalateenistus toimub pühapäeval Stockholmi suurkirikus. Õnnetuspäev kuulutati rahvuslikuks leinapäevaks, lipud on aga pooles Vardas pühapäevani. Värta kriisikeskuses tegutses palju erinevate alade spetsialiste. Värtas olid inimeste toetamiseks ka 3 Soome vaimulikku. Stockholmi Soome koguduse kirikuherra peagi pensionile siirduva Urbo Kokkoneni sõnutsi tunneb inimene end sellistel hetkedel väga väikesena. Lähedaste piiritu lein viib aga sõnad suust. Sellistel momentidel ei suuda me muud, kui murest murtud inimesi kuulata ja veidigi lohutada. Neid inimesi ei tohi mingil juhul üksi jätta. Arst Liisa Malinen töötas kolmapäeval kriisikeskuses üle 10 tunni. Hiljem ta tunnistas, et nii rasket tööpäeva pole tal veel kunagi elus olnud. Me ei suuda inimesi lohutada. Me vaid kuulame neid ja hoolitseme selle eest, et kellelgi raskel hetkel süda või närvid päris üles ei ütleks. Ümberringi on nii palju muret, et see surus maad ligi ka lohutat. 9-aastane tüdruk ootas sadamas oma ema kogu päeva, ainsaks kaaslaseks oli tal karunalle. Murest kokku varisenud omaksed tuli toimetada haiglasse. Kui õhtul haiglasse tagasi jõudsime, olime meiegi kokku varisemise äärel. Me ei suutnud muud kui nutta, jutustas Liisa Malinen. Olime ise abivajajad. Õnnetus pani proovile ka Rootsi kriisivalmiduse. Ohvrite ja nende kannatavate omaste vastuvõtmiseks oli aega vaid mõni tund. 3 Stockholmi haiglat, Huddinge, Karolinska ja Söderi kliinik olid valmis kannatanuid vastu võtma. Valvesse kutsuti kõik vabad arstid ja meditsiiniejad. Esimene patsient saabus Huddinge haiglasse kolmapäeva hommikul pisut pärast kella 8. Kokku toodi Stockholmi haiglatesse 30 katastroofist pääsenud, nii et haiglate koormus Rootsis väga suur ei olnud. Seda intensiivsemalt töötasid aga psühholoogid ja psühhiaatrid ja see töö jätkub veel nädalaid ja kuid, võib-olla koguni aastaid. Kriisikeskuste kuraatorite ja psühhiaatrite koormus on tohutu, neid haavu mõne nädalaga ei paranda. Üldiselt osutus kõigi teenistuste kriisivalmidus suhteliselt heaks. Abi suudeti anda kiirelt. Rühmade vaheline koostöö toimis küllaltki ladusalt. Kannatavaid ligemisi soovis aidata kogu Rootsi rahvas. Estline'i kindlustanud Norra kindlustuskompanii avas terminalis oma kontori. Selle eesmärk oli aidata ohvrite majanduslikku kitsikusse sattunud omakseid sealsamas koha peal.
Kogu kolmapäeva seisis ka Rootsi poliitiline elu. Ametisse astuv peaminister Ingvar Carlsson jättis ära pressikonverentsi, kus ta kavatses esitleda uue valitsuse ministreid. Carlsson nõudis õnnetuse asjaolude kõige põhjalikumat uurimist, mitte selleks, et esmatähtsaks saaks süüdlaste karistamine, vaid selliste katastroofide vältimiseks. Kõik meediakanalid on töötanud pingeliselt kolmapäeva varahommikust peale. Ajakirjanikud püüavad selgitada, mis siis öisel tormisel Läänemerel ikkagi tegelikult juhtus. Kõik tele- ja raadiokompaniid muutsid oma programmi, kogu kolmapäeva edastati vaid katastroofiga seonduvat. Neljapäeval tele- ja raadiosaadete info vahetas välja analüüs. Diskussioonidele kutsuti erinevate alade spetsialiste, kõik selleks, et lõuda lähemale katastroofi tõelistele põhjustele. Kaks põhimomenti, miks nii juhtus, selleks, et saada teada, miks siis oli nii, ja mida teha tulevikus, et sellised tragöödiad ei korduks. Kõik ametkonnad on Rootsis jaganud vajalikke teavet, infot kinni ei hoita, midagi maha salata ei püüta. Asju on nimetatud nende õigete nimedega. Suurima kriitika osaliseks on saanud kogu Estline'i süsteem. Oma majandushuvides on Estline'i juhid ja ametnikud vältinud ajakirjanike küsimusi, sest need on firmale äärmiselt ebameeldivad. Estline'i jagatud teave oli Rootsi poolel olematu. Sajad omaksed ootasid tundide kaupa asjatult terminalis. Neile lubati teavet, paraku aga ei saanud nad mitte midagi. Kui lõpuks saadi nimekirjad, oli neis aga ohtralt vigu ja vale teavet ja eks me teame seda ka siin Eestis. Teine kriitikaobjekt on laeva rootslastest meeskonna väljavahetamine eestlaste vastu. Seda tehti majandusliku kasu lootuses ja sellega läks omanike taskusse 40 miljonit Eesti krooni aastas. Rootsi masinameeste liidu esimees Krister Temmerin väitis, et Rootsi meeskond oleks tegutsenud antud olukorras efektiivsemalt. Temmerini sõnutsi olevat Eesti veel noor meresõidumaa, kordan seda, nii ütles Seppo Tossavainen oma kommentaaris, tsiteerides masinameeste liidu esimeest Krister Temmerini. Niisiis noor meresõidumaa Eesti, kus napilt pädevaid suurte kogemustega meresõiduametnikke. Kõnealune liit tunneb end osalise süüdlansena selles, et ametiühing ei nõudnud küllalt resoluutset meeskonna vahetamist rootslaste vastu. Novembris tööd alustavale Diana 2-le, meil tuntud siis Viroonia nime all, nõutakse kindla peale Rootsi meeskonda. Estline'i monopol Tallinn-Stockholmi liinil jätkub 2001. aastani. See liin vajaks aga hädasti konkurentsi, nii tõuseks teenindustase ja langeksid piletihinnad. Praegu dikteerib aga Estline omi tingimusi. Õnnetus tõstis esile kümneid küsimusi ja pole teada, kas neile kõigile ka vastused üle saadakse. Vastused lebavad Läänemeres 80 meetri sügavusel. Maapinnale on jäänud lähedaste lein, ootus ja lootus, et merepõhja jäänud ohvreid saaks matta kodukoha mulda, seda nõuavad peaaegu kõik hukkunute sugulased. Kui šokk möödub, on süüdistuste ja selgituste aeg. Ja siis keskendub tähelepanu tõsiasjadele, mis leinapäeval tunduvad tühised, lõpetas Seppo Tossavainen oma kommentaari. Ja siinkohal veel nii palju, et täna on sellest ka erinevatel kanalitel juttu olnud, et sama tüüpi laevadega, täpsemalt siis nende esiaparelli kinnitustega on ju olnud tegelikult juba 6 õnnetust ja Diana 2, mis siis Virooniana hakkab kursseerima Stockholmi liinil juba sellel sügisel. Ka selle laevaga juhtus 10. jaanuaril 1993 analoogiline õnnetus teel Trelleborgist Rostocki, aga siis oli meri rahulikum ja laev jõudis sadamasse. Seni on teave nende õnnetuste kohta maha salatud. Ja siia järgi kohe ka teine Tiit Karuksi intervjuu Soome Aamulehti korrespondendi Pekka Vernoga. Millä tavalla suur onnettomuus Itämerellä on heijastunud Suomen yhteiskunnassa? Ensinnäkin kun kuultiin keskiviikkoaamuna 6 jälkeen tästä, ne jotka heräsivät, niin se oli tietenkin shokki. Ja se oli myös lehtimiehille shokki, mutta
Millised on olnud Läänemere katastroofi vastukajad Soome ühiskonnas? Kui suurem osa soomlastest oli uudist kolmapäeva varahommikul kuulnud, oli esimeseks reaktsiooniks teadugi šokk ja loomulikult šokkeeris uudis ka ajakirjandust. Õige pea ärkas aga lehemeestes professionaalsus ja soov toimunule kõige laialdasemalt valgust heita. Vabatahtlikke oli palju, keegi ei rääkinud tööpäeva pikkusest ja kõik soovisid, et objektiivne teave katastroofist jõuaks võimalikult kiirelt lehevergudele või raadiotele-eetrisse. Millised olid esimesed vastukajad? Kolmapäeval praktiliselt millestki muust Soomest ei räägitud. Mõistagi hakati otsima ka süüdlasi. Üldiselt domineeris siiski arvamus, et olulisem on saada jälile katastroofi põhjustele, kui hakata otsima patuhoineid. Kas Soomes ülepea on üldisem patuoinaste otsimine või toimunu põhjuste analüüs? Kui tegemist on väiksemate asjadega, nihkub aeg-ajalt esikohale ka patuoinaste leidmine ja nuhtlemine. Antud juhul on aga tegemist sedavõrd vapustava katastroofiga, et olulisim on jõuda toimunu põhjuste ja tagamaadeni. Teatud olukordades tavatsevad Soome ametnikud demagoogitseda ja avalikkusele puru silma ajada. Praeguses olukorras näib aga mulle, et selliseid mänge ei mängita, et kõik ametkonnad püüavad anda oma osa, et tõepoolest tõele jälile jõua. Tõsi, täna hommikul Rootsist tulnud teadete kohaselt on Soome, Rootsi ja Eesti mereliikluses nii mõnedki probleemid, kõik pole kaugeltki sujunud ideaalselt ja nii mõndagi on maha vaikitud või kinni mätsitud. Tegemist on siis teabega 6 RoRo tüüpi laeva probleemidest, millest seni pole räägitud. Mis teha? Ametnikud on tavalised inimesed ja tihti võidab siseheitluses soov ametitoolist kõvasti kinni hoida. Väiksemate apsude korral läheb see vahel ka korda. Praegusel juhul on aga tegemist sedavõrd suure katastroofiga, et tõde seatakse nii või teisiti jalule. Eestis on üsna tüüpiline, et kriisiolukordades tekib omamoodi infosulg, erinevate ametkondade ringkaitse, kuidas on olukord Soomes, kas infot hoitakse mingitel põhjustel kinni või varustatakse inimesi ajakirjanduse kaudu võimalikult objektiivse teabega. Mulle tundub, et Soomes on üldiselt siiski vastutavatel ametikohtadel oma ala küllalt hästi tundvad inimesed, kes annavad endale aru, et demokraatlikus ühiskonnas peab informatsioon normaalselt liikuma ja kui nad seda kinni hoiavad, ükskord tulevad nende pateljad. On ka teistsuguseid näiteid. Kolmapäeval sai näiteks Üleisraadioühenduse ühe õnnetuspiirkonnas viibiva laevaga, mis aga peagi katkestati ja press oli sellest mõistagi nördinud, aga ametimehed selgitasid õnneks detailselt, et tegemist oli nii-öelda katastroofiliinidega, mis peavad olema vabad. Üldiselt on aga Soome erinevad ametkonnad pärast Estonia katastroofi tegutsenud professionaalselt ja taktitundeliselt. Soome on olnud senistes päästeoperatsioonides põhitegija. Eestist vaadatuna on sellega väga hästi hakkama saadud, milline on pilt Soome enda poolt vaadatuna. Soomegi avalikkus on leidnud, et päästeteenistus on töötanud ohvrimeelselt ja äärmiselt professionaalselt. Ma ei ole muidugi päästeorganisatsiooni struktuuri pädev ja suuteline lahtama, selleks on omad spetsialistid. Küll aga võin ma rääkida, kuidas on hädaolukorras tegutsenud ajakirjandus, kas või meie aamulehti. Kohe pärast seda, kui hirmsast uudisest kolmapäeva varahommikul teatati, moodustus tõeline järjekord vabatahtlikest ja polnud tähtis, kes millises osakonnas töötas, kõik tegid nendel rasketel päevadel, eriti kolmapäeval, seda ühist tööd. Polnud mingit juttu vabadest päevadest või tööajast. Tõin selle näite lihtsalt selleks, et üldistada, nii toimiti Soomes kõigis ametkondades, kõigil tasanditel ja ma usun, et nii toimiti ka Eestis ja Rootsis. Usun, et mingeid probleeme pole olnud. Sellised suurõnnetused peaksid tegelikult inimesi ühendama. Maailmas on palju õnnetusi ja katastroofe, käivad sõjad, inimesi hukkub iga päev, üldiselt toimub see aga kõik kusagil kaugel. Katastroof Läänemerel puudutab aga rootslasi ja soomlasi, samuti eestlasi väga lähedalt ja väga valusalt. Milline mõju sellel sinu arvates on? Kas inimesed nutavad ja unustavad või jätab see sinu meelest meie rahvaste hinge väga-väga sügavad jäljed? Ma usun kõigest südamest, et toimunu muudab ka nende inimeste mõttelaadi,
kelle lähedasi, sõpru või tuttavaid katastroof oluliselt ei puuduta. Inimesed vaatavad lihtsalt nendel päevadel iseendasse, peatuvad hetkeks, mõtlevad elu põhiväärtustele. Sellistes olukordades muutub nõnda öelda igapäevane mõõtkava kardinaalselt, inimene mõistab, et ta on tavaline surelik. Igapäevane jonn, riid ja raha kokku krabamine tundub ühtäkki nõmeda ja tühisena, sest nendel hetkedel on inimene silmitsi saatusega. Ma olen kindel, et ühisel õnnestusel on tulevikku vaadates ühendav mõju. Olen sinuga täiesti nõus. Sellel taustal jättis aga mulle üsna ebameeldiva mulje Viking Line'i kõrge ametniku eilne televisiooni usutlus. Minu jaoks puudus tema jutus inimlikkus, ta esines vaid ühe firma seisukohalt, püüdis iga sõna ja lausega tõestada, et Viking Line'is ei saa midagi sellist eales juhtuda. Ja Pekka Verno vastus. Ma kuulasin seda usutlust. Ühelt poolt ma mõistan, et inimesed on praegu väga suure pinge all, neis käivitub mingi enesekaitserefleks ja nii sulgutakse oma rolli, oma kesta. Teisalt ei saa ma sellist vaatenurka mõistagi heaks kiita. Hetkel pean kõige olulisemaks siiski tõe järk-järgulist selgumist. Katastroofi taustal on selgunud, et hoiatavaid vahejuhtumeid on olnud ja tõsi, mitte küll sellises mastaabis, firmade survel on nad aga maha vaikitud. Nüüd tuleb tõde tasapisi avalikkuse ette ja kõigile on selge, et midagi peab muutuma. Usun, et vallandub laiem diskussioon inimese südametunnistusest ja ametialasest pädevusest, eetikast. Selline õnnetus lihtsalt peab inimestele mõistuse pähe panema ja elu laiemas mõttes õigetele rööbastele suunama. Eesti ajakirjanduses on katastroof vallandanud omamoodi võidujooksu, kes enne olulisele infole jälile saab. Tekib omamoodi äraspidine olukord, mõnel puhul saab tähtsaks mitte teabe vahendamine, vaid see, kes seda vahendab. Kas Soomes võib täheldada midagi analoogset? Ka Soomes leidub kolleege, kes püüavad katastroofi pealt loorbereid lõigata. Üldiselt domineerib aga siiski soov inimesi võimalikult põhjalikult informeerida, aidata leida tõde, jõuda toimunu juurteni ja professionaalne mõtteviis domineerib. Nii mõnigi üritab tõsta ka oma saba, õnneks pole see aga üldine. Kui selgub, et tegu on inimliku vea või lohakusega, kas see võib mõjuda ka Soome, Rootsi ja Eesti suhetele? Ma ei usu seda, vastas Pekka Verno. Inimene või inimesed võivad tõepoolest eksida, nende kohal on aga organisatsioonid, mis suhtlevad hoopis teisel tasandil. Usun ja loodan, et toimunu lähendab Eestit, Soomet ja Rootsit ning osutab, et vajalik on üha tihedam koostöö, niisiis ütles Soome ajakirjanik Pekka Verno. Need olid siis Tiit Karuksi intervjuud Rootsi ja Soome ajakirjanikega, mis esmakordselt olid eetris Raadio 2 reede pärastlõunal. BNS-ilt saadud viimane uudis ütleb, et kaugjuhtimisega töötav robotkaamera lasti pühapäeval Estonia uppumiskohas merepõhja ning see hakkas edastama pilte uppunud reisipraamist. Loodetavasti aitavad saadud fotod kindlaks määrata Estonia uppumise põhjused. Soome rannavalve kaptenleitnant Mikko Mondonen kinnitas, et robot Meriöökull alustas pühapäeva keskpäeval Soome uurimislaeva Halli pardal viibivatele uurijatele vrakki kujutavate kaadrite edastamist. Kahjuks ei olnud Mondonenil andmeid selle kohta, mida need videofotod kujutasid. Turus paiknevat päästeoperatsioonide keskusest oodatakse päeva jooksul ametlikku teadaannet. Veealune nähtavus katastroofi piirkonnas on vaid 7 meetrit, seega tuleb Meriöökull toimetada laevavrakile võimalikult lähedale. Robot on varustatud ka spetsiaalsete prožektoritega. Meriöökullil, mis mahuks vabalt ühte suurde kohvrisse, on 3 videokaamerat. Robot ei ole aga mõeldud laeva sisemusse saatmiseks, kuna sel juhul võivad seda toitvad kaablid